Austatud volikogu liikmed, lugupeetud külalised, mina näen, et kell on 16.00. Praegu tundub, et meil on kohal 16 volikogu liiget, puudub juba on 17 ja puudub 8. Ma arvan, et mõne minuti võib-olla viivitame algusega. Seis muutub kogu aeg. Nüüd ma üritan saada volisi sisse, millegipärast mul ei lähe. Jaanika olen, aga ma proovin. Mina Liia ka üritan sisse saada, mul mobiil-ID ei taha töötada. Mul sama teema. Ta töötab, aga ta on väga suure selle ooteajaga või viiteajaga praegu, et sa pead mingi minut aega istuma ja ootama, enne kui see sõnum sulle tuleb. Üllar, kas sa oled hologrammina või? Miks sa nii arvad? Ma ei tea, sa kaod kuidagi kogu aeg ja tuled tagasi. Ma ei tea, ma olen nagu alles. Ja selle jutu peale sõitis ta ekraanist välja. Jah. Ma ei tea, mida te näete, mina küll näen siin ekraanil. Sul on see virtuaalne taust, see seal teeb trikke vahepeal. Ja. Nii, no ma arvan, et me võib-olla veel minuti ootame ja siis alustame, sest et minu kogemuste järgi ma olen tähele pannud, et mida vähem on päevakorrapunkte, seda pikem tuleb volikogu. Nii et meil on täna suhteliselt vähe, et me peame kiirustama, muidu me ei saa äkki täna valmis. Nii, aga mul on ettepanek, et teeme siis selle kohaloleku kontrolli ära ja tähendab siis vaatame, kas saame päevakorra vastuvõtuni minna. Siin küll sisenejaid veel on, aga võib-olla hoiame niiviisi aega kokku. Kohaloleku kontroll on tehtud. Nii, olemas, jah. Praegu siis paistab, et meid on 21 ja 4 võib-olla juba tuli üks juurde. Tutvustan teile päevakorra projekti. Esimene on meil siis infopunkt. See on Politsei- ja Piirivalveameti teemadel. Meie piirkonna politseinikud räägivad meile. Siis on 2 järgnevat punkti on vallavara omandamine. Esimene on siis Laeva Valmaotsa kergliiklustee ja teine on Keskuse tee L1. Ja 4. punkt, mis otsust nõuab, on osaühing Tartu valla kommunal põhikirja muutmine. Ja siis on informatsioonilised ja kohapeal algatatavad küsimused. Nii et päevakorras meil rohkem midagi ei ole planeeritud. Minul ei ole antud ka teada, et siia oleks plaanis midagi lisada. Küsin, kas jätame järjekorra samaks. Ei ole vist ettepanekuid järjekorra muutmise osas. Martinil on käsi. Martinil on käsi.
Mul on protseduuriline küsimus, et meil on täna üks punkt siin, mida eelmisel volikogul vist enam-vähem isegi samasuguses sõnastuses on korra laua peal olnud, et kas me otsustame täna midagi muud või on selle sisu sama, mis eelmise volikogu otsus on? Ma ei oska seda ette ennustada, kuidas volikogus see asi läheb, sest et komisjonid on uuesti vaadanud neid asju, võib-olla on selgunud mingeid uusi seisukohti. Sellepärast on ta siin uuesti. Nii, panen päevakorra hääletusele, kes on selle poolt, et selles järjekorras, nagu projekti tutvustati, võtta päevakord vastu. Palun hääletada. Nii, Aigarit ootame praegu ja Marikest ka. Nii, Aigar ja Marike, kas teil on midagi juhtunud? Nii, Aigar sai tehtud. Aigar sai tehtud, aga Marike veel. Marike, kas sa oled üldse kuuldel? Peaks talle vist helistama. Ega ma ei näe teda meie Teamsi osalejate nimekirjaski. Ei ole. Aga volises on ta küll sees. No vast päevakorra osas ei ole see nüüd kõige suurem mure teda oodata, aga keegi võiks äkki saaks talle helistada ja küsida, kas punktide osas äkki on tal mingi mure. Ragnar läks helistama, nii et me saame varsti sellele küsimusele vastuse. Aga ma teen ettepaneku, et me võime võib-olla asuda esimese punkti kallale, mis on tõenäoliselt suhteliselt pikem punkt. Et siin ettekandjateks on Kadri Kroonberg ja Kadri Ala ja minu palve oleks siis selline, et äkki proovite poole tunniga hakkama saada ja kui veel kiiremini saab, siis on ka hästi. Nii et palun. Kuulame teid. Tere kõigile. Tere. Kõigepealt küsimus, kas te näete ja kuulete meid ilusti? Jaa, väga ilus. Ja, kõik näeme. Väga hea. Kuulge, meil on hea meel, et lõpuks kokku saime, eks ju, et mitu korda oleme üritanud, aga elu on nagu ta on, et vahest ei õnnestu. Ja me tahame teile nagu ekraani jagada. Kuna me ei ole selle Microsoft Teamsiga tööd teinud varem, siis siin keskel mingi sellel tablool on üks selline nool, kui ma sinna peale vajutan, kas ma sisse on ekraani jagada. Jah, siis sa saad valida, millist akent sa teistega jagada tahad. No, proovin.
Kas teile tuli nüüd ette ka see, mis väärteo? Veel ei ole midagi tulnud. See noolega väike kast on seal üleval ääres, jah, mida sa vajutasid? Ei, ta on siin täitsa keskel. Okei, sul on keskel. Need, kes on questina sees, nendel on ta keskel. Okei. Ja kui sa nüüd sellele vajutad, siis... Nüüd tuli share your screen, your entire screen, application window ja Chrome tab. No, sa saad valida, et kas kogu ekraani tahad jagada või tahad ainult mingit akent jagada ja siis pead valima selle akna näiteks, kui sa tahad akent jagada. Võid ka kogu ekraani jagada, kui me tohime näha ja teada, mis politseinike ekraanidel on. Mitte midagi kõnevat. Nii, küsin uuesti üle, kas nüüd on näha meie ekraani jagamine? Jah. Nii, tuli teile tabel ette? Ja. Aitäh. Väärtegudega alustades on siis selline lugu, et nagu näete, siis need numbrid on päris suured. Ja see suurus on tingitud sellest, et eelmine aasta algas meil see COVID-i hooaeg, mis siiamaani kestab ja tänu sellele pandi meil välja hästi palju lisapatrulle tänavatele. Küll liiklust rahustama, küll siis vaatama seda, et 2+2 reeglist kinni peetaks. Ja nende patrullide käigus tehti kõvasti rohkem väärteomenetlusi. Et sealt siis need arvud ka on suurenenud. 95% väärtegudest on liiklusväärteod Tartu vallas. Ikkagi kiirus. Kuna meil läheb 3 suurt maanteed läbi, siis sealt neid materjale tuleb ikka omajagu ja hästi palju pannakse ka rõhkule sellele liiklusjärelevalvele. Liikluses ikkagi võib väärtegudena välja tuua, aga mis põhitooni annavad, on juhtimisõigused, mootorsõiduki juhtimised, kiiruse ületamiste arv on kõrge, piirkiirustest ikkagi kinni ei peeta, siis on ka kõrvaldatud joobes juhtide arv ka sinna numbrite juurde ja nende osas on ka kriminaalmenetlus alustatud. Meil on ka liikluse kohta eraldi toodud välja liiklusõnnetused. Õnneks eelmine aasta ühtegi surmaga liiklusõnnetust ei toimunud, ilma hukkunuta liiklusõnnetust ei toimunud. Aga inimkannatanutega liiklusõnnetusi siiski oli. Aga nende arv on ka vähenenud, õnneks. Nii. Ja siit tabelist võib ka võib-olla näha, et alkoholijoobes juhi süül põhjustatud liiklusõnnetuste arv on suurenenud. Et eelmise aasta näitel siis. Ja juhtimisõigused olid meil ja siis selle näite toome siit. Et ise näete juhtimisõigused, mootorsõiduki juhtimine on siis 25 tõusnud 68, et väga suur tõus, 43 ühikut ja sellega, et inimesed palju rohkem teavitavad juhtimisõiguseta juhist. Et kui nad on teadlikud, et kellegi näiteks on load ajutiselt ära võetud või siis keegi on ikkagi konkreetselt alaealine ja käib ja sõidab, siis ikka päris palju teavitatakse. Joobes juhiteateid on ka kõvasti rohkem, laekub häirekeskusesse, et alati need juhid ei ole õnneks joobes, aga sellegi poolest teateid on hästi palju. Et see on tegelikult hästi positiivne. Siis kiiruse osas oli see, et kiiruse ületamist oli siis kokku 944 korral fikseeritud ja sellest
siis 21–40 kilomeetrit üle piirkiiruse oli 767 juhtumit. Ja alates 60 kilomeetrist üle piirkiirus oli 18 juhtumit. Ja suurim kiirus, mis fikseeriti eelmine aasta Tartu vallas, oli 211 kilomeetrit tunnis. Nii, siin on toodud nüüd ära selline, ütleme nii, liiklusrikkumiste kaart 3 suurel maanteel, mida suurem on roheline mull. See näitab seda, et kus patrullid on rikkumised siis tuvastanud, liiklusalased. Need kolmnurgad on nüüd need tablood, kiiruse mõõtja tablood, automaatsed. Ja et nendele on ka meil ligipääs, et nende analüüsi me näeme ka, et kui on väiksem roheline mull, siis on seal vähem rikkumisi, kui on suurem roheline, siis on rikkumiste arv ka seal kohas suurem. Lähisuhtevägivald, et lähisuhtevägivalla osas on nagu hea on see, et kuriteojuhtumeid oli vähem kui aastal 2019, 5 vähem, siis 22 registreeriti ja raskeid lähisuhtevägivalla kuritegusid ei olnud üldse. Juhtumeid kokku oli 92, nendest päris suur osa oli infoteated, siis 70 ja infoteade tähendab siis seda, et tegemist oli ainult vaimse vägivallaga, et nagu füüsilisi vigastusi ei olnud kellelgi. Lähisuhtevägivald, vägivalla probleem ikkagi on sõltuvus, et siis alkoholisõltuvus kas ühel või siis mõlemal pereliikmel, kes tülitsevad. Ja teine suurem probleem on alaealised, kes siis on halba kampa sattunud ja siis tekivad konfliktid vanematega, need konfliktid arenevad tihti niimoodi, et sealt tuleb ikkagi lähisuhte vägivalla juhtumi jaoks. Nii. Ja kuritegude kohta on ka, et kuritegude üldarv on ikkagi tõusnud. Prokuratuuri läks 15-st 2. Et registreeritud kuritegust oli kokku 95. Ähvardamisi 8, kehalist väärkohtlemist 13 juhtumit, vargust 39 juhtumist, kelmust 7, arvutikelmust 5 juhtumit, dokumendi võltsimist 5 juhtumit, maksejõuetuse põhjustamist 2 juhtumit, sõiduki süstemaatilist juhtimist juhtimisõiguseta isiku poolt, mis on siis juba kriminaalasi, oli 4. Ja mootorsõiduki juhtimist joobeseisundis oli 43. See on selline joobeseisund, kus siis tuleb kriminaalmenetlus. Joobeseisundis juhtumisi oli rohkem kui aastal 2019, aga süstemaatilist juhtimisõiguseta juhtimist oli 5 juhtumit vähem. Et on tõusnud arvutikelmuste arv ja kelmuste arv üldse, et ikkagi kasutatakse ära päris palju vanemaealisi inimesi, kes ei saa alati asjadest aru või suhtaldavad nagu palju ja siis tehakse ikkagi skeeme, mis on nagu päris peened, et neid nagu esimese korraga läbi ei suudagi haugata inimene.
Siin on eraldi ära toodud ka vägivallakuriteod, et see eluaastased kuriteod on see eelmise aasta siis on 0 õnneks. Raskeid tervisekahjustusi on 1 registreeritud, prokuratuuri sellest ei läinud. Vägistamiste arvu te näete ise, et on tõusnud. Prokuratuuri läks sealt 6-st siis 4. Ja vägivallakuriteod üldiselt on registreeritud siis vähem kui 2019 aasta, on siis 2020 on registreeritud 31 ja sellest on siis kehaline väärkohtlemine on 13 ja prokuratuuri läks siis 31 läks siis 24 eelmine aasta. Avaliku korra raskeid rikkumisi ei ole õnneks. Ja varavastased kuriteod on siis samuti tõusnud. Et varavastaste all ongi põhilised vargused, sõitides, räägi sellest. Varavastaseid süütegusid, süüteod on siis nii kuriteod kui ka väärteod. Süütegusid oli kokku 76, neist kuritegusid 53, mis on kõvasti rohkem kui 2019 aastal. Vargusi kokku oli 39, kelmusi 7, arvutikelmusi 5 ja varavastaseid süütegusid väheväärtusliku asja ja varalise õiguse vastu oli 23. Vargused peamiselt olid siis ikkagi seotud sellist konkreetset organiseeritud asjadega, et kas otsiti katalüsaatoreid või mingeid muid konkreetseid masinaid või ehitusmasinaid ja mis iganes, et tihtilugu toimus need vargused ajutistelt ehitusobjektidelt. Et sellise vargusi nagu eramutest, neid on väga vähe viimastel aastatel üldse. Ja vargust ikkagi on, need ka nende kelmustega seotud on ikkagi varavastased asjad, et nende suhtes peab inimesi ennetust tegema endiselt hästi palju, sellepärast, et inimesed peab kogu aeg mõtlevad välja uusi skeeme ja uusi nippe ja siis peab inimesi kursis hoidma, et iseenesest ma tean Facebookis nagu Politsei- ja Piirivalveamet nagu hästi palju räägib ka sellest, et nii kui jälle mingi uus skeem tekib, siis nad kohe jaotavad inimestele. Et ärge seda ja seda uskuge. Aga siin on ja see koht, et see vanemaealine isik, eks ju, tihtilugu ei vaata seda Facebooki, et nemad on selles suhtes haavatavam kontingent. Siin on ära üldiselt siis muud kuriteod ka, mis on registreeritud. Et arvutikelmused jätkuvalt annavad tooni siin ja küberkuriteod. Et internetis toime pandud kuritegu arv on ikkagi kasvutrendi, sest et küberruumis ei ole piire ja toimub ikkagi petuskeemide igasugune väljamõtleme täideviimine ja tahetakse rahalist kasu saada ja tekitatakse siis selliseid skeeme, mis siis internetis inimesed siis lähevad selle õnge ja ühesõnaga nii on. Ja selle all on ära toodud ka need liikluskuritegude numbrid, koristusi on niimoodi karmistatud ja ikka üks konkreetsemaid meetmeid võetakse ette nendega, kes liikluskultuurist nagu üldse kinni pilistavad kõigile, et selles suhtes on meil nagu hea meel näha seda, kuidas meie oma asutus tegutseb.
et narkokuritegudega on jällegi tõusutrendis arvud. Aga see tähendab ka seda tegelikult, et teatud üksuste töö on hakanud rohkem vilja kandma. Et eks nad ole seal leiutanud mingid meetodid, kuidas paremini jälile saada mõningatele asjadele ja siis nii see läheb, et see on ka selline lõputu tants, et nagu 7 peaga lohe, et paar tükki paned kinni ja siis on kohe teise tasemel. Meie poolt on nagu sellega praegu. Nii, aga aitäh siis praegu, kas keegi soovib midagi küsida? Mina sooviksin. Nii, ole hea. Et seal eelviimase slaidi peal oli eurokuriteod olid, et mis kuriteod need eurokuriteod olid? Kas dollarites ei tehta? See liigitub ikkagi muude kuritegude alla, et eurokuriteod on mingi eraldi, mingi kuriteoliik. Ma jään täiesti vastus veel, mis see eurokuritegu on, et üks on toime pandud siin 2019 see aasta või tähendab 2020 ei ole ühtegi toime pandud. Meie ei tea, et me ei ole ka, tabelid antakse hästi erinevate üksuste poolt kokku ja jah, ei oska kommenteerida. Ei ole nüüd uurinud ka, sest ta nagu ei puutu meisse. Aga me uurime järgi ja me saadame teile vastusse. Nii, keegi tahab küsida. Nii, palun. Elle tahab küsida, jah. Et oli juttu narkokuritegudest, et kuidas meie koolide juures selle probleemiga lood on? Kas on suuri probleeme või ei ole? Kanepit liigub igas koolis ja pidad olema laialt lasemalt levikul kui varasemalt, aga jällegi me ei oska kommenteerida sellepärast, et see on selline jälle hästi kinnine info, et meieni see ei jõua. No aga kuidas siis, kas peaks nagu lapsevanemaid rohkem informeerima või millelegi rohkem tähelepanu pöörama või peaksime meie kuidagi rohkem tähelepanu pöörama või kuidas käituma peaks siis? No üks on see, et kui lapsel need silmad on ikka väga punased peas, siis nagu tunda huvi, miks ta silmad sellised on. See on lapsevanema enda otsustada, kui ta kahtlustab, et laps on tarvitanud keelatud psühhotroopseid aineid, kas ta viib selle lapse testi tegema või mitte. Et kui ta tahab ise testi teha, siis ta peab ise selle testi kinni maksma ja on juhtumeid, kus vanem ütlema ei vii, sellepärast et mul ei ole seda raha kogu aeg neid testi kinni maksta. Ja kui see on nagu sellist otsest tüli niimoodi kodus taga ei ole asjal, siis patrull ka välja ei tule. Kooli küll, et kui koolis avastatakse, et tekib kahtlus, et õpilastest võib olla kas alkoholijoobes või narkojoobes, siis kindlasti 112 ja patrull välja kutsuda. Nii, Jaanika ja Teet on veel käe tõstnud, palun. Mina olen Teet ja mul küsimus, et eelmine kord arvatavasti jäi ka selline küsimus esitatud, et ma olen seal Palalinna see lähtetervise spordikeskuse pidev kasutaja ja seal on ka piknikukohad ja tihti on ikkagi selline, et kui me siin oleme lastega läinud, et seal ikkagi rõõmsalt seda alkoholi tarbimisega tegeletakse, ja on selline väga halb käia. Nüüd ongi mul seal küsimus,
et COVID ajal oli politseil ressurss olemas, et käia kontrollimas, kas spordisaalid on kinni, kas koolides tegevust ei toimu ja nii edasi. Kas politseil suveks ka ikkagi ressurssi jagub, et teha ka seal patrullreide ruumadel ilma kontrollimas, et selle, ütleme, kas või siis see alkoholiseaduse avaliku korra täitmist seal lähtel Palalinna järve ümberga? No senimaani teeme neid lisa COVID patrulle, aga kui te lähete sellise kohta, avaliku kohta, eks keegi tarbib alkoholi ja jumiseb seal kusagil ja väljab sinna otsas mõttes, siis ei olegi muud, kui helistate 112, ütlete, et siin on seltskond avalikus kohas tarbib alkoholi, segab siin teiste rahu ja ei käitu normaalselt. Ja tuleb vaatab asja üle ja kui on vaja, siis avalikus kohas alkoholi tarbimine on nagunii keelatud. Seda kindlasti saab helistada, aga tihti ka see helistamine ja patrulli reageerimine, see olukord on eskaleerunud seal. Tihti on ka selline ikkagi mõju, kui on teada, et politsei teeb reide, sõidab läbi, jalutab läbi, vaatab üle. See on kindlasti tunduval mõju, kui ütleme, me seal helistame ja võib-olla see juhtub selline asi, et see reageerimine jääb, lükatakse see põhjus alkoholi tarbimine järve ääres tahapoole ja kui see reageeritakse, on see olukord juba lõppenud. Ja see olukord võib ka lõppeda niimoodi, et meie reageerime, kui nad ära tavad, politsei tuleb, panevad kõik lehku 4 ilmakaare suunas ja sinna nad jäävad. Aga see koht täpselt oli, millest te räägite? Lähtel tervisespordikeskus Palalinna, ütleme siis selle järve ümbrusega. Seal on 2 sellist pikniku kohta, üks ühel pool järve, teine teisel järve pool. Kindlasti ka volikogu esimees Üllar saab ka toetada, ta on ka seal ka pidev kasutaja, näeb, et seal asjad on ikka korrast ära. Olen nõus, seal tuleb ette selliseid asju, jah. Ühesõnaga, me paneme enda jaoks selle üheks selliseks riskikohaks ja on nagu nii ütelda siis plaani võetud, et oma patrullide käigus käime sealt ka siis kindlust läbi iga kord. Et seda saame meie omalt poolt pakkuda. Aga tõesti, kui on ikka väga heidiv seltskond, siis julgustame, et ei ole kunagi häbi helistada sinna 112, eks ju. Suurimad tänud, et olen ikka helistanud ka. Nii, kas võime selle punkti lõppenud lugeda? Või on veel küsimusi? Vist ei ole. Nii, aitäh siis ettekandjatele. Loodame, et meil see kord vallas ikka läheb tasapisi paremaks, mitte halvemaks. Aga läheme järgmise päevakorrapunkti juurde ja see on vallavara omandamine laeva Valmaotsa kergliiklustee ja ettekandjaks on siin Tarmo Raudsepp. Ja siin on kohe ilmselt vaja vastata esimesele küsimusele, et miks see punkt on meil uuesti, et seda Martin Pedak alguses küsis. Nii et Tarmo, ole hea. Jah, aitäh. Et see punkt on tõesti meil uuesti või õigemini on ta siis uuesti on see osa siis sellest eelnõust, mida eelmisel korral vallavolikogus ei otsustatud, vaid anti vallavalitsusele suunised, et tuleb maaomanikega veel kord läbi rääkida, et tegelikult suurem osa nendest kinnistutest, mis laeva Valmaotsa kergliiklustee alla jäävad, said ju eelmisel korral otsustatud. Aga nii nagu siis suunised olid, vallavalitsuse poolt on peetud siis 2 maaomanikuga uuesti läbirääkimisi ja tuleb tunnistada, et täitsa sellise tulemuseni, nagu volikogu poolt meile suunised anti, me jõudnud ei ole. Et võtan siis need kinnistud eraldiseisvalt, et üks nendest oli Savi kinnistu, mille puhul siis mõlema puhul oli suunis, et tuleks jõuda maa ostmise summani 0,5 eurot ruutmeetri kohta ja Savi üksuse puhul siis maaomanik oli valmis tulema selle piirini, et
et müüksid vallale maa 0,5 eurot ruutmeeter, kuid kuna tegemist on ettevõttega, siis nende nägemus oli, et see maksumus peaks olema 0,5 eurot pluss käibemaks ikkagi. Ja lisaks siis selle kinnistu omanikud soovisid, et nii-öelda tee-ehitusel ülejääv pinnas teisaldataks selle kinnistu peale. Ja teine kinnistu, mis eelmisel korral ei saanud otsust, oli Lepiksaare maaüksus. Ja selle puhul samamoodi omanikud olid valmis tulema maksumuseni 0,5 eurot ruutmeetri kohta, kuid seadsid omapoolseid tingimusi. Ja need tingimused nende poolelt siis oli see, et tee-ehitusele ette jääv maasisene koeraaed ja istutatud hekk tuleb ümber tõsta ning lisaks soovisid nemad siis, et kinnistu üle paigaldataks kergliiklustee poolsesse külge keevispaneelidest piirdeaed. Ja selle nii-öelda põhjenduseks ütlesid nad nii-öelda paari asja. Et üks on see, et tegemist on sellele kergliiklusteele kõige lähemale jääva majapidamisega, kus tõesti selle nii-öelda kinnistu peal asuv elumaja jääb paarkümmend meetrit rajatavast kergliiklusteest eemale ning neil on siis 2 suurt koera, kellede puhul nad arvasid, et oleks mõistlik, et see aed on sinna vahele pandud, kuigi koertel on ka see elektriline nii-öelda aed olemas, aga et füüsiline tõkke annaks lisakindlust nii kinnistu omanikele kui jalutajatele. Et selliste seisudeni jõudsime läbirääkimise käigus. Ja sealt edasi kinnistu omanikud valmis tulema ei olnud, vaid näiteks Lepiksaare kinnistu puhul öeldi selgelt, et kui need tingimused ei sobi, siis tuleb vallale hakata tegelema sundvõõrandamisega. Aga aitäh ja mina rohkem ei räägiks praegu. Nii, aitäh ettekandjale. Nagu ma aru saan, meil 2 kinnistu osas on tegemist sellise, ütleme, meie reeglitest välja mineva eriotsusega. No jah, ütleme sellest nii-öelda üldisest põhimõttest, mida on soovitud, et jälgiksime, et selles raamis nad ei ole tõesti. Selge, aitäh. Ja teeme nüüd niiviisi, et võtame kõigepealt menetleva komisjoni seisukoha, et palun arengukomisjon. Ma küsiks kõigepealt ise mõned küsimused, enne kui ma komisjoni seisukoha ütlen, kui tohib. Nii, ole hea. Et mul on esiteks hea meel, et ühe kinnistu omanikuga on jõutud selles volikogu ette antud hinnas kokkuleppele, sellepärast, et ma juhin tähelepanu, et tavaliselt me teeme seda või selliseid tehinguid natuke väiksema hinnaga, mis on 0,4 eurot ruutmeetri kohta. Antud juhul eelmine volikogu sai otsustatud 0,5 maksimaalseks laeks, et anda teatud mänguruumi. Nüüd, mis puudutab seda erakinnistut, siis seal on omanikud aru saanud, et see ongi nii-öelda mõistlik kokkuleppe koht ja see on igati teretulnud. Nüüd kõik muud ümbertõstmised, see on täitsa okei ja arusaadav, et ümbertõstmised, mis on vaja teostada selle jaoks, et vald saaks sinna kergliiklustee rajada, need tuleb rajada valla rahadega ja tavaliselt sellised asjad märgitaksegi ära projektis, millele siis kõik need omanikud annavad oma kooskõlastuse. Ja nüüd esimene küsimus mul Tarmole, et kas nende maaüksuste omanikelt on projektile olemas kooskõlastused? Ei ole. Olgu, aitäh. Ja nüüd teine küsimus on seoses sellega, et iseenesest eelmine kord me samamoodi arutasime selle äriüksuse või tema selle maa osas ja tema pärast meil tuligi see volikogu otsus, et tõmbasime piiri 0,5 eurot ruutmeetri kohta. Nüüd tegelikult ükski asjaolu võrreldes eelmise istungiga ei ole muutunud. Ja põhjendus, mis on välja toodud, on mitte nüüd vallavalitsuse, vaid siis selle teise osapoole poolt on ka käsitletav õngitsemisena, sellepärast et
Nende 20%, mis nad justkui peavad arvele juurde lisama, on täpselt sama suur protsent, mida peab eraisik maksma tulumaksuna, kui ta nüüd saab täiendavat tulu. Ehk et nüüd see põhjendus, mis nad justkui nagu lauale panid, et nendele tuleb 20% juurde, siis see tegelikult ei võrreldes siis eramüüjaga, siis tegelikult see ei päde. Et samamoodi see teine kinnistu, kelle maad me omandame 0,5 eurot ruutmeetriga, siis tema saab sellest tulu ja tema jaoks on see samamoodi tulumaksu arvestus. Nii et siin reaalselt ei ole ühtegi erindit, mis on see osapool välja toonud ja minu isiklik seisukoht on, et selle ühe kinnistu osas tema nõutud pluss 20% veel ei päde. Seda enam, et kogu kergtee aluse väljakaeve soovib ta enda kinnistule ladustada. Et need on minu isiklikud seisukohad. Nüüd arengukomisjonis me kõike seda sama uuesti arutasime. Täpselt need samad küsimused tekkisid. Õnneks peale arengukomisjoni on muutunud nii palju, et see erakinnistu, tema siis täna eelnõusse tulnud variant on nüüd see, mis mahub justkui siia valla seatud piiridesse ja sellega on kõik okei. Mis puudutab seda ärikinnistut või siis selle ettevõtte poolt müüdavat kinnistut, siis komisjonis jäi samasugune seisukoht kõlama, aga komisjon otsustas mõlema asja puhul, et kuna me oleme seda sama asja täpselt arutanud, siis komisjon seisukohta uuesti ei kujundanud ja jättis võimalikud järgmised sammud majanduskomisjoni lauale, kui ainult rahalist poolt vaatavad otsust vajalikud ettepanekud volikogule. Aitäh! Nii, aitäh, Martin. Saime su küsimused, saime arengukomisjoni seisukoha. Kas on keegi veel küsija vahepeal? Ei ole. Siis majanduskomisjon. Milline on majanduskomisjoni seisukoht nendes maatükkide asjus? Aitäh, daamid ja härrased. Majanduskomisjon menetles teemat järjekordselt, süvendatult ja pikalt ja arutelu ehk kestaks siiamaani, kui mitte ei oleks majanduskomisjonis sündinud arusaamine, et kõik, mida eelkõneleja siis nii oma isiklikust seisukohast, ma pean Martinit silmas, rääkis, kuivõrd ka arengukomisjoni nägemust ja seisukohta põhjendas, et kõik need nüansid olid ka majanduskomisjonis arutelul, kuid sellele kõigele vaatamata leidis majanduskomisjon, et majanduslikust aspektist ei ole läbirääkimiste edasine jätkumine võib siis pigem sellele panustatav ressurss kuidagimoodi jällegi siis võrreldav võimalike siis finantsvõitudega valla eelarve vaates. Ehk need pingutused ja loodetav siis kasu ei ole paraku kuidagimoodi omavahel siis võrreldavas väärtuses. Ja sealt sündis ka siis komisjoni ettepanek vallavalitsusele, mis kõlab selliselt, et vallavalitsusel leppida kokku maaomanikuga, peame siis silmas Lepiksaare maaüksust, maaomanikuga rahaline väärtus hekki ümberpaigutamiseks, aia rajamiseks ja koera elektroonilise aia ümberpaigutamiseks seoses kergliiklustee ehitamisega ning siduda siis see ümberehituse maksuvus omandatava maa ostu-müügitehingu hinnaga. Ehk siis mõte selline, kus hinnatakse ära siis tehtavad kulutused, mida võib ette näha siis
koeraaediku selle keevisvõrkaia ja heki ümber istutamiseks ning siis maa ostumüügi hinnale need kulutused siis juba eos lisada. Selline komisjoni ettepanek muus osas, mis puudutab siis savikatastriüksust, siis selle koha pealt komisjon on asjadega nõus. Nii, ma saan aru, et siin oli täpsustus selles mõttes, et kuidas läheb see protseduur edasi selle eramaatüki asjus, aga muidu ma saan aru, et majanduskomisjon toetas seda eelnõud, mida vallavalitsus oli ette valmistanud. Kas nii? Täpselt nii. Nii, aitäh. Sellisel juhul ma arvan, et me saame hääletada juba tervet eelnõud, et kes on selle poolt, et võtta see eelnõu otsusena vastu, kuulutan välja hääletuse. Ma tahaksin tähelepanu juhtida, et eelnõus on mõned vead. Nii, mis vead seal siis on? Eelnõu õigusakti vastuvõtmisest tulenevad kulutused ja nende katteallikad. See on seletuskirjas. Nii, ma ütlen, et vallasekretär ütleb, et seletuskirjas on kõik need asjad olemas. Ei, see ebatäpsus ilmselt teile Martin viitab on seletuskirjas. Aga seletuskiri ongi selle ametniku kirjutatud, kes selle eelnõu ju kokku pani. Et kui komisjon siin tegi mingi teistsuguse otsuse selles osas, siis seda ei saagi seletuskirjas kajastuda. Kuidas ei saa? Ei ole ju nagu normaalne, et me nüüd käigu pealt teeme siis mingisuguseid parandusi, mis ei siis lähe enam millegiga kokku, mis on ette valmistatud. Et kuidas me siis pärast seda eelnõud nagu peaksime vaatama, et eelnõus on justkui midagi ühtemoodi kirjas ja seletuskiri räägib millestki muust või? Tõnu selgita seda. Nii, siin on küsimus, millele paluks vastata valla juristil. On see võimalik? Jah, aitäh, tere. Seda saab ka võtta niimoodi, et ega seletuskiri ju ei reguleeri seda, mida õigusakt reguleerib. Jääb ikkagi kehtima see asi, mida akt reguleerib ja ikka tuleb sellest juhinduda. Nii, kas me saame hääletamisega edasi minna? Millist otsust me siis hääletame? Et mida me siis antud hetkel siis peame vaatama ja mida me saame välja jätta? Martin, seletuskirjad ei ole kunagi hääletanud. Te hääletate otsuse eelnõud. Seletuskiri on teile selgitava informatsioonina ju juures. Okei, aga kas see tähendab siis seda, et see otsus on vormistatud siis ainult selle sama 4 punktiga, mida me otsustame? Otsus lõpeb seal, kus on volikogu esimehe allkiri. Ühesõnaga see, mis on eelnõus kirjas, see on otsus. Nii, aga kus siis siin on nüüd... Martin, kas ma loen ise ette? Jah. Mida me otsustame? Jah. Otsustame omandada Tartu valla munitsipaalomandisse Tartu vallas Laevakülas asuv projekteeritud laeva Valmaotsa kergliiklust tee alune ja selle teenindamiseks vajalik maa vastavalt käesoleva otsuse lisaks olevale asendiplaanile. Asendiplaani palun vaata ise. Nii. Tartu vallavalitsusel korraldada eraomandis olevatest maaoksustest laeva Valmaotsa kergliiklustee ehitamiseks vajalike eraldiseisvate katastriüksuste moodustamine vastavalt käesoleva otsuse lisaks olevatele asendiplaanidele ning tasuda moodustamise kulud. Tartu vallavalitsusel sõlmida katastriüksuse võõrandajaga notariaalne leping lähtudes järgnevatest tingimustest. Omandatava maaüksuse täpne suurus selgub katastriüksuse moodustamisel. Omandatavate katastriüksuste ruutmeetri maksumus ei ületa maaomaniku ja Tartu vallavalitsuse vahel kokkulepitud suurust. Vallavalitsusel korraldada koos kergliiklustee rajamisega Lepiksaare katastriüksuse heki istutamine, aia rajamine ja koerakarjuse ümberpaigutamine ning siduda nimetatud tööde tegemine omandatava maa ostu müügi tehinguga, mis oli ka majanduskomisjoni ettepanek.
ja katastriüksuste omandamisega seotud kulu tasub Tartu vald, mis on ka all seletuskirjas välja toodud ja otsus jõustub teatavaks tegemiseks. Kas on veel midagi segast? Ja, mis saab savikinnistust? Savikinnistu omandatakse. Millise hinnaga? Hind on välja toodud, summa on 50 senti ruutmeetri, kus käib maks. Kus see välja toodud on? Seletuskirja me ei saa enam vaadata, ma saan aru, sest et sellel ei ole mingit väärtust. Et juhin tähelepanu, et otsuses endas ei ole ühtegi hinda. Meil on eelmisest volikogu all ilus otsus, mis ütles 0,5 on maksimum. Mis puudutab Lepiksaare kinnistut, see on vastavalt kokkuleppele täpselt raamides. Ja kui me täna sõlmime selle ka savikinnistule, siis me peame samadesse raamidesse jääma. Sest volikogul ei ole teist hinda kokku lepitud. Kui tohib, vastan Martinile. Et täpselt nii nagu ka eelmise korra eelnõus on selles eelnõus punkt 3.2. Omandatavate katastriüksuste 1 ruutmeetri maksumus ei ületa maaomaniku ja Tartu vallavalitsuse vahel kokku lepitud suurust. Ja seletuskirja me oleme teile toonud selle, millised ostusuurused ehk hinnad koos lisatingimustega on kokku lepitud vallavalitsuse poolt. Ja ma just enne täpsustasin, et kui seletuskiri ei ole õige ja me ei hakka seda muutma, siis mulle selgitati, et seletuskirja ei vaadata. Vaatame otsust, ainult lõpeb seal, kus on volikogu esimehe allkiri. Eelmisel korral sai volikogu teha otsuse ja seal oli maksimumhind otsuses. Kuidas me siis seekord nüüd sellest ilma seda hinda muutmata saame nüüd savikinnistu omandada suurema hinnaga? Sellist ettepanekut ei olegi teinud ükski komisjon siia eelnõusse, seda ei ole isegi selles eelnõu otsuses. Tegemist on ju volikogu poolt tehtava uue otsusega. Ja kus see otsus on, mida me teeme siis? Otsus on siin sinu ees ja see otsus ütleb, et ruutmeetri maksumus ei ületa maaomaniku ja vallavalitsuse vahel kokku lepitud suurust. Ja need kokku lepitud suurused selleks, et volikogu teaks, millised suurused on kokku lepitud, selleks on need toodud ära seletuskirjas. Aga need on suurused, mis on vallavalitsuse ja maaomanike vahel kokku lepitud. Ja see ongi see otsuse sisu, et mis on vallavalitsuse ja maaomanike vahel kokku lepitud. Ja, aga see on seletuskirjas, mida meile öeldi, et me ei vaata, sellepärast, et see lõpeb siin ära. Ei, Martin, kokkulepe on midagi rohkemat kui ainult see, mis on seletuskirjas kirjas. See on see, mida vallavalitsuse töötajad on maaomanikega kokku leppinud. Sooviks Tõnu Veesi selgitust uuesti, sest et enne mulle öeldi Tõnu poolt, et seal, kus lõpeb volikogu esimehe allkiri, seal lõpeb selle otsusega seonduv jutt. Jah, nii ta ongi. Otsus lõpeb tõesti seal kohas ära, kus on volikogu esimehe allkiri. Nii. Ehk et Tarmo, me võime selle otsuse teha, aga see ei anna volikogu poolt mandaati sõlmida rohkem kui 0,5 euroga ruutmeeter otsus kokkuleppeid, sellepärast et volikogus on eelmisel korral tehtud selline otsus volikogu poolt seada selleks laeks 0,5 euro. Ja ühtegi uut otsust ei ole ette valmistatud. Aga volikogu saab praegu täiendada seda otsust, panna need juurde need hinnad. Mis on võimalik ju teha? Ma siin ootan käsi püsti tegelikult juba pikemat aega, et teha ettepanek, et volikogu võiks oma kõikvõimsuses või kasutada siin kohapeal oma kõikvõimsust ning teha antud otsuse siis selliselt siin kohe ja praegu ja lõpetada see õnnetu saaga, mille peale on kulutatud aega ja eurosid juba rohkem, kui see maa väärt on.
Nii, Tõnis on ka avaldanud siin soovi rääkida, äkki kuulame tema käest. Ma tahtsin lihtsalt viidata sellele, et nii eelmine kui ka see otsus või nende otsuste lisaks on asendiplaanid, ehk siis need otsused minu hinnangul käivad ainult nendel asendiplaanidel näidatud asjade kohta. Aitäh. Nii, mina küsin nüüd niiviisi, mida me siis nüüd tegema hakkame? Kas me hakkame siis siia sisse kirjutama selle ärikinnistu jaoks uut hinda või me ei hakka seda tegema? Sest et minule tundub, et siin on tegemist selle otsusega, mis nagu tavaliselt ikka on, et kõige väiksemate summade pärast tuleb kõige suurem tüli. Nad ei ole väiksed summad, aga nad ei ole ka põhimõtteliselt väga suured summad. Et palun väljendage seisukohta, kas me hakkame nüüd eelnõu täiendama või ma panen selle eelnõu sellisel kujul hääletusele, nagu ta on tehtud. Mina ise olen seisukohal. Jah, palun. Illar Vahur siin, et minu mõte on jätkuvalt see, et volikogu võiks selle otsuse teha ära üheselt mõistetavalt selles mõttes, et me omandame 50 senti ruutmeeter pluss käibemaks, selle savikinnistu osa ja siis nüüd põhjalikumalt selles otsuses kirjeldatud tingimustel siis koos selle majanduskomisjoni ettepanekuga ka siis selle Lepiksaare osa. Et kui see on üheselt mõistetav kõikidele otsustajatele, siis sellisel juhul, ütleme eelnõu antud kujul, siis sellisel juhul ei ole vaja muuta. Kui jääb midagi väga segaseks, siis on kaks varianti. Kas volinik jätab hääletamata või siis me täiustame antud eelnõud. Valik on laual. Jaanikal ja Teedul on ka käsi püsti. Palun. Käsi jäi minul püsti, et minu ettepanek oleks olnud tegelikult see, et asi oleks kõigil üheselt mõistetav, paneks selle 50 pluss käibemaks või 50 senti pluss käibemaks sinna eelnõusse sisse, siis ei ole vaja mingit seletuskirja lugeda ega mitte midagi. See oleks Martin ka rahul. Et teeks ettepaneku, lisame selle 50 pluss käibemaks sinna eelnõusse juurde. Nii, ettepanek on tulnud, hääletame selle ettepaneku läbi, kes on selle poolt. Ära niimoodi pane hääletusele, et enne tuleb ikka, kuhu see siin eelnõus täpselt panna. Ma pakun teile välja ühe variandi, et kui see teile sobib, siis võtke ja hääletage seda, et eelnõu punkti 3.2 juurde lisatakse lause. Savikinnistu osas on hõlma kokkulepe maa ostmist 0,5 eurot ruutmeeter, millele lisandub käibemaks. Nii, kas selline parandus sobib hääletamiseks? Ei näe, nii, panen siis hääletusele, et see parandus, mida siin pakuti, kes on selle poolt, palun hääletada. Nii, Marike on veel, kes ei ole hääletanud. Ülejäänud volikogu liikmed on hääletanud. Marike, seal kadus volis ära, olen poolt. Nii, kas me saame niiviisi nüüd edasi minna? Estrid, kas sul õnnestub? Mul läheb jälle metsik aeg, kui ma saan sinna.
ei, me ei saa häält niimoodi lisada kahjuks. aga kas sa oled nõus, et sa jätad hääletamata? Jah, ma olen nõus, et jätan hääletamata. Selge. Nii, siis me saame hääletamise selle täienduse osas lõpetada. Nii, mis see seis meil tuli? 16 poolt, 2 vastu, 2 erapooletut ja 1 ei saanud hääletada. Nii, ja nüüd panen selle eelnõu koos parandusega hääletusele. Kes on selle poolt, et selline eelnõu vastu võtta? Nii, Marike vist ei ole praegu veel tagasi saanud meie hulka naasta. Et siis hääletus on praegu lõppenud, nii et meil oli siis 15 poolt ja 5 erapooletut. Saame minna järgmise punkti juurde. See on vallavara omandamine taas ja keskuse TL1. Ettekandjaks Tarmo Raudsepp, palun. Jah, aitäh. Et teine maa omandamine siis sel korral on keskuse TL1, mis on Tila külas asuva Mõisaplatsi maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu alusel jagatud transpordimaa, mille peale siis see maaomanik on vastavalt detailplaneeringule ja sellest lähtunud projektile ehitanud kergliiklustee ja ka natukene valgustust. Kõik detailplaneeringuga ette nähtud taristu, mis ta pidi sinna ehitama, see on sinna ehitatud ja siis maaomanik vastavalt realiseerimislepingule on siis andnud oma nõusoleku, et ta annab selle kinnistu Tartu vallale tasuta üle. Ja pikemalt rääkida siin ei olegi midagi. Aitäh! Nii, aitäh ettekandjale. Palun küsimused, kui on. Näen, et Jaanika ja Teet on käega, aga vast jäi eelmisest korrast. On teil küsimus? Ei, see eelmisest korrast ülesega. Ja, võtke siis ära. Nii, kas on küsijaid? Ei ole. Nii, sellisel juhul kuulame ära komisjonid, kõigepealt arengukomisjon. Jah, aitäh. See eelnõu on palju ilusam ja kenam. Arengukomisjonis oli samamoodi sisukas arutelu, tutvusime olukorraga, saame aru sellest sellisena, et üleantav lõik on projekti järgselt välja ehitatud. Seega on Krossi poolt täitnud endale võetud kohustused ja antud üksuse tasuta vallale ülevõtmine on igati põhjendatud. Küll aga detailplaneering näeb seal tulevikus perspektiivsena ette kergliiklustee pikendust. Et sellisel juhul on see kulu võimaliku väljaehitamise näol siis valla kanda, mis on ka täitsa okei. Seega arengukomisjon toetab eelnõu. Aitäh. Aitäh ja majanduskomisjon. Kui tohib, ma korra kommenteeriksin seda Martini öeldut, et tegelikult ei pruugi see tähendada seda, et selle kergliiklustee nii-öelda teise osa väljaehitamine jääb valla kanda, kuna vallavalitsuse poolelt oleme arvestanud sellega, et seal kõrval on väga suur detailplaneeringu ala tegelikult, mida planeeritakse ja selle detailplaneeringu realiseerimise juurde oleme arvestanud panna ka kohustuse viia kergliiklusteed omavahel kokku. Aitäh.
Nii, Martin, sul on käsi, tahad sa midagi jätkata? Ja ma tahtsin lihtsalt öelda, et väga hea see täiendus Tarmo poolt, et see on väga tubli initsiatiiv. Aitäh. Nii, ja nüüd kuuleme ära majanduskomisjoni seisukoha. Ja aitäh. Majanduskomisjon menetles eelnõud omale siis iseloomuliku põhjalikkusega. Sedavõrd emotsionaalseid sedastusi nagu arengukomisjonis hinnanguna, kui väga meeldiv eelnõu, majanduskomisjon eelnõule siiski ei andnud. Küll aga sündis majanduskomisjonist ettepanek volikogule eelnõud ette antud kujul toetada. Ma tänan. Nii, aitäh. Ja nüüd on hääletamise koht. Lugupeetud volikogu, kuulutan välja hääletuse, kes on selle poolt, et eelnõu võtta otsusena vastu. Palun hääletada. Nii, tundub, et Marike ei ole meil jätkuvalt saanud meiega liituda, aga ma arvan, et me saame ikkagi otsuse ära teha, sest kõik on poolt olnud. Nii, ja nüüd järgmine päevakorrapunkt, see on osaühing Tartu valla kommunaal põhikirja muutmine. Ettekandjaks on siin Tõnu Vesi, palun. Mina annan teada, et mina taandan ennast antud arutelud ja hääletused. Aitäh. Elle annab teada, et taandab ka ennast hääletuselt ja arutelud. Aigar annab teada, et taandab ennast. Nii, nüüd on vist kõik taandanud, kes seda teha tahtsid. Nii, palun, Tõnu. Jah, kohe ma katsun ka kaamera käima saada. Nii, aitäh. See päevakorrapunkt sai siis alguse osaühingu Tartu valla kommunaalnõukogust, kes siis on asju arutanud ja leidnud, et on vajalik muuta osaühingu põhikirja. Põhikirja on vaja muuta siis ennekõike põhjusel, et on toimunud muudatusi ettevõtte tegevusalades. Samuti on ka vaja täpsustada mõningaid muid sätteid põhikirjas, mis siis kõik tingibki põhikirja muutmise. Kõigepealt siis punkt 1 ja 1.1 ja 1.2 osaühingu nimekuju. Seal on see nimekuju viidud vastavusse sellele, nagu ta on kirjutatud äriregistris. Kõik suured tähed. Nii. Siis edasi on tulnud juurde 2 uut tegevusala ettevõttele. Need oleks siis kaevandamine ja auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine. Kaevandamise teema on siis sellega seotud, et kommunaal sõlmis siin lepingu Tartu vallaga, et hakatakse kasutama Valma otsal asuvat kruusakarjääri ja seal siis ongi see kaevandamine vajalik. On ka täpsustatud punkti selle kohta, et kuidas moodustub osaühingu osakapital. Et seda saab siis ka täiendada lisaks rahalistele vahenditele ka mittereaalsete sissemaksetega. Nii. Ja siis on ka punkt selline, et on täpsustatud punkti 5.1, kus siis osaühingu nõukogu liikmed nimetab vallavalitsus. See on otseselt sellisena sätetud ka siis kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses sellisena. Nii, ja siis on ka eemeldatud viide äriseadustikule punktis 6.1, kuna osaühingu aineosutaja on kohaliku omavalitsusüksus. Ja seal ei saa neid protseduure kõiki väga reguleerida äriseadustik, sest omavalitsusüksuste töökorraldus on reguleeritud muude aktidega, mis puudutavad avalikku õigust. Aga äriseadustik nii väga kohaldatav ei ole. Nii. Siis on ka toodud välja, mis õigusaktid on reguleeritud. Seesama kohaliku omavalitsuse korralduse seadus,
mõnes kohas ka ikkagi äriseadustik, mis puudutab ettevõtte nii-öelda sisemist tegevust. Nii. Muutmisele läheb siis põhikiri, mis on juba võetud vastu aastal 2010. Nii, ja kulud vallale, neid siis vallale ei kaasne, küll aga kaasnevad nad ettevõttele endale, et need muutused äriregistrisse sisse viia. Ja jõustub siis see otsus, nagu ikka, teatavaks tegemisest, aga need põhikirja muutused jõustuvad alles siis, kui on kanded tehtud ära äriregistrisse. Et siin on seos äriregistriga sellel õigusaktil ka. Nii, aitäh minu poolt. Aitäh ettekandjale, palun, kas küsimusi on? Nii, Aivar Soop tahab küsida, palun. Nii, ei kuule küsijat. Tere, jah, et tegelikult teema sai alguse veebruari volikogus, kus siis vallavalitsus tahtis, et volikogu annaks loa karjääriga üleandmiseks Tartu valla kommunaalile tasuta ja selle töö käigus selgus, et Tartu valla kommunaalil põhikirjas sellist tegevust ei ole ja siis vallavanem Jarno Laur ütles, et see tuleb põhikirja panna. Ja sellel korral siis tõsiselt arutleti selle üle, kas karjäär anda tasuta kasutusse või mitte ja mõne väikse enamhäälega see otsus nagu vastu võeti ja see sündis ja minu teada tänase päeva seisuga on see leping ka sõlmitud, aga ma näeks, et soliidne oleks tegelikult vaadata seda teemat koos, et tegelikult volikogule seda lepingut ei ole tutvustatud, et tegelikult peaks seda lepingut tutvustama ja sealt tulenevalt vaatama siis, kas sellised muudatused põhikirjas on mõistlikud, et need teineteisega seotud, sest sellest lepingust tuli ka põhikirja muudatus ja mina teeks ettepaneku, et see teema võiks hoopis järgmine kord koos käsitleda ja kui see leping on kõigile volikogude liikmetele siis tutvustatud ja võib-olla volikogu peaks sellega veel heaks kiitma, sest volikogu ei tea, milline see leping on ja vastavalt sellele siis vaatama ka põhikirja muudatust. Aitäh! Nii, aitäh! Ma ootan vastust siin ettekandjalt. Jah, aitäh! Sellega on niimoodi, et volikogu andis nõusoleku see leping teha ja olid ka lepingu olulised tingimused ära määratud, nii et nendest ei ole kõrvale kaldudega mööda mindud, on sellest lähtutud. Aitäh! Nii, ma saan aru, et praegu ettekandja ütles seda, et meil ei ole selle põhikirja muutmiseks takistusi. Kas nii? Jah, takistust ei ole. Nii, kas on veel küsimusi või arvamusi? Ei ole. Nii, kuivõrd ma sain aru, et on ikkagi niiviisi arvestatud, et need eelmise otsuse nüansid on arvesse võetud, siis tuleb praegu teha otsus, see tähendab, et võtta vastu selle Tartu valla kommunaali põhikirja muutmine. Kes on selle muutmise poolt, palun hääletada. Nii, ma saan aru, et siin on veel, need on Madis Rembel on hääletamata, sest et osa on istungilt lahkunud, need niikuinii ei hääleta. Ega Marike ei ole tagasi jõudnud. Nii, ma saan aru, et rohkem ei ole neid, kes hääletada saaksid. Ja tulemus on nii, et 10 poolt, 4 vastu, 3 erapooletut.
Nii, otsus on vastu võetud. Nii ja nüüd me jõuame siis 5. küsimuse juurde, see on informatsioon, kohapeal algatatavad küsimused ja vaba arutelu, et kõigepealt ma annaks teada järgmise volikogu istungi aja. Kui ma õigesti olen rehkendanud, siis see peaks olema 27. mai, mis peaks neljapäev olema. Kellel on võimalik kontrolliga, kas see on kalendri enne? Jah, täitsa õige. On küll, jah. Selge. Nii, aga nüüd on siis see koht, kus saab jagada informatsiooni ja algatada küsimusi ja arutada neid asju, mille puhul me otsuseid ei pea vastu võtma. Nii, kas on midagi? Nii, ma näen, et käsi on Aivar Soobil, palun. Nii, aga mikrofon ka sisse, me ei kuule muidu. Aitäh, et võib-olla suunan küsimuse Üllarile, aga see Üllar võib-olla suunab teda edasi kellegi teisele, et me teame, et meie koosseis on Piirissaare ja Pea-Eerissaares on kauplushoone, mis kuulub Tartu vallale. Ja see on antud rendile ja seal on tehtud nüüd remonti, rentnik on remonti teinud ja saadi selleks ka EAS-ist projektiraha. Aga nüüd 2 aasta jooksul ei ole õnnestunud saada siis kauplusele kasutusluba. Et rentnik on seda pidevalt ka ajanud, aga erinevatel põhjustel on siis see tegemata jäänud, et nüüd on selline juriidiline asi, et kui kauplemisluba ei ole, siis nagu ei tohiks kaupa müüa, kauplus ei tohi avatud olla, teistpidi kui kauplust ei ole, ei saa inimesed süüa ja käib selline väike pingpongi palli viskamine, et kas selle peaks siis ajama rentnik või kaupluse omanik, et kas keegi oskab, Tarmo, näiteks võtta seisukohta või et kunas see asi korda saab, sest ka rentnikul seisab seal kuskil 10-12 000 raha kinni juba 2 aastat, sest see asjaga on 2 aastat tegeletud, aga tulemust ei ole. Oskab keegi sellele vastata? Jah, ma oskan, et tõesti see asi on pikalt aega võtnud. Nüüd põhjus selles, sellel on ütleme mitu põhjust, et tegelikult juba nii-öelda see kogu see ehituse protsess läks, ütleme siis üle kivide ja kändude seal ja nüüd kasutusloaga on siis seis selline, et selle ettevõtte poolt on kasutusloa taotlus meile esitatud. See on vallavalitsuse poolt saadetud tagasi täiendamiseks ja see on nüüd täiendatuna vallavalitsusele uuesti edastatud ja eeldan, et siin paari nädala jooksul saab lõpuks kauplushoone siis ka kasutusloa. Et selles mõttes protsess käib ja mingit venitamist seal nagu kuskilt poolt olnud ei ole, lihtsalt see dokumentide esitamisega läks ettevõtjal päris pikalt. Aga hetkel on seis jah nii, et peaks kohe korda saama. Nii, aitäh. Paistab, et veetagune asi võtab aega. Kas veel midagi? Nii, näen, et Aivar Soobil on endiselt käsi. Ma küsin ühe teise küsimuse, mis on ka seotud nagu ehitamisega, et seesama Nõmme kergtee müratõkkeseina ehitus, et siin on olnud igasuguseid kirju ja emotsioone ja pabereid liikmes, et kuidas see siis nagu on ja kuidas see nagu edasi läheb, sest et mina olen nii aru saanud, et enne kui see ehitamine seal pihta hakkas, siis nii vallavanem Jarno Laur, abivallavanem Tarmo Raudsepp ja kohalikud
elanikud said seal enne ehitust koha peal kokku, arutati asja ja leiti siis, kuhu kohta see müratõkke võiks ehitada, lepiti kõik kokku, et kõik on hästi. Ja nüüd on selgunud, et see nagu ei ole hästi, et mis see seis täna on, kuidas minnakse edasi ja kas siis on leitud mingi ühine lahend, et kuidas edasi minna? No ma oskan vastata, et alustaksin sellest, et see info sul täitsa tõele ei vasta. Näiteks mina enne ehitust seal koha peal käinud ja arutanud seda kordagi ei ole. Aga see võib-olla ei oma ka hetkel enam suurt tähtsust. Et tänase päeva seis on siis selline, et kuna see müratõkkeaed ehitati nii-öelda valesse asukohta ja ilma õigete alusteta, siis vallavalitsuse poolt sai tehtud ehitajatele ettekirjutus, mille nemad on tänaseks täitnud, ehk see alustatud aed on sealt maha võetud. Aga teistpidi me samas oleme nii-öelda olnud kogu aeg tihedas suhtluses nende inimestega ja tänaseks päevaks oleme siis jõudnud kokkuleppele, et see seina ehitamine saab toimuma, et see saab toimuma siis kinnistu piirile, mitte enam kergliikluste serva, nagu ta ennem oli ja see nii-öelda projekti uuendamine ja õigeks tegemine on hetkel käimas, ja ehituseks läheb siis, kui kõik dokumendid on korda aetud. Et praegu siis vallavalitsus ja Nõmmeringi külaseltsi inimesed üheskoos neid asju toimetavad ja eeldan, et umbes kuu ajaga on dokumendid korras ja saab ehitusprotsessi uuesti alustada ja saab selle asja paika. Nii, aitäh. Vaistab, et Vahur tahab ka midagi lisada või küsida. Ja, tahtsin lisada Tarmo öeldule seda, et sarnaselt praegu toimuvaga oli antud küsimus ka viimasel majanduskomisjoni koosolekul jooksvate küsimuste all aruteluks ja seal sai kokku lepitud selliselt, et vallavalitsus korraldab nii, et asjad korda saaks ja oleks tehtud korrektselt ja teema eest lubas Tarmo hea seista ning praegune asjade käik liigub kõik õiges suunas ja õiget rada pidi. Aitäh! Nii, ja veel on käsi, ma näen seal Aivar Soop ja siis Jaanika ja Teet. Et kas Aivar jäi käsi üles või on veel küsimus? Ma tahaks ühte küsimust veel küsida. Ma saan aru, et kui juba sõna anti, et juba 2019 me saime volikogu poolt aru, et on vaja aktiivselt hakata lasteaiakohti juurde tegema ja selleks siis tehti konkurss hoonestusõiguse suhtes. Tahtsime saada 120 lapsele, minimaalselt 120 lapsele lasteaiakohti. Siis moodustasime ju komisjoni esimeheks Jarno Laur ja komisjoni töö tulemusena jõudsime siis sellise seisukohale, et lasteaeda võiks ehitada küll, aga kohtade arvu otsustab siis teine pool, palju sinna lapsi tuleb ja sõlmitigi leping siis eelmine aasta ja lepingus on ka kirjas, et ehitustööd hakkavad 2021 ehk sellel aastal. Et kas täna on kellelgi informatsiooni, et kas lasteaed tuleb, kui suur ta tuleb ja kunas ehitus pihta hakkab? Nii, minul ei ole seda infot, aga äkki kellelgi on. Ma pean tunnistama, et mul ka täitsa täpset infot ei ole. Ma tean, et sellega tegeletakse, aga kas see siis sihtasutus või oli sihtasutus, kellena siis see toimetamine käib, et kas nad ka reaalselt jõuavad selleni või ei jõua, ma hetkel ei julge nagu pead anda.
et ei ole täitsa enda kätes see asi, aga see info meil on, et tegelikult projekteerimiste ja asjadega seal toimetatakse. Ja nii palju, kui mina tean, siis see, mis oli, millest oli jutt, kas eksin äkki 120 kohta lasteaed, et selle suurusega seda projekteerimist ka toimetatakse. Kas tohib, ma veel nii palju täiendaks, et kuna lasteaiakohtade nappus on päris suur, et kas seda ei võiks järgmise volikogu päevakorrapunkti võtta, et vaadata seisust, et mis see Ermi tänav 9 on. Ermi tänav 11 on korras, seal need abihooned on valmis, leping on ju olemas, eks ole, ja lepingu tingimused täidetud. Aga nüüd Ermi 13, 9 ja paralleelselt siis kõik ülejäänud lasteaiakohad, Ripsik ja kuidas need seisud üldse on? Ma võib-olla veel infona siin ütlen ka seda, siis, et Ripsiku uue maja ehitushange läks üles eelmise nädala reedel, et see protsess on nii-öelda nagu täie käiguga hoos. Nii, palun Teet või Jaanika, kumb siis? Teet räägib ka. Et oli see küsimus käsi üles tõstetud eelmise Aivari poolt üles püstitatud küsimusega selle kergliikluste osas. Et täna kokkuvõttes me oleme ka 2 volikogu seda laeva kergliiklusteed arutanud, et saada need asjad kõik korrektselt tehtud, et omandiõigused ja kergliiklus sinna ka tuleb. Aga ütleme, see õnnetu kergliiklus, et kui ma ei eksi, siis sai see valmis juba 2010 ja selle ajani pole siis korda neid asju aetud, aga ma tahaksin nagu toonitada see, et asjaajamine, mis oli ka varem ja mis on siis muutunud praeguseks, et ütleme see sama asi, et kui kergliiklusteega tuldi meie juurde, siis toodi, et sõlmiti kokkulepe, et vald ehitab müratekke seina ja siis ütleme, soetame siis sellega selle kergliiklustee endaleks. Aga ma tahangi toonitada, et ükskõik, kes on siis ametnik, vallavalitsus, neid kokkuleppeid teeb, varalisi kokkuleppeid, siis varalisi kokkuleppeid võib teha ainult volikogu otsuse alusel. Et see oli kõik isetegevus ja see tehti suuliselt ka. Nüüd on kõige kurvem on see, et eelmine kiri või eile see kiri tuli ka Müta kinnistu osas. Ja seal on samasugune asi ja on tehtud kokkuleppeks ilma volikogu otsuseta. Aga see on juba eelmine on tehtud suuliselt, et see leping on tehtud osa kirjalikult ja notaris see kokkuleppe kinnitatud. Et sellised asjad niiviisi loodame, et on viimased ja enam niiviisi ei lähe. Nii, selge. Kas veel on kellelgi midagi südamel, millest on vaja rääkida praegu? Tundub, et ei ole. Sellisel juhul ma annan teada, et volikogu istung on lõppenud. No kuule. Sa ütlesid, et väga pikalt läheb. Nii, et aprillikuu on niisugune väga vahva kuu, et siin on meil sünnipäevalapsi 4 lausa. Palju õnne Liia, palju õnne Helin, palju õnne Varmo ja palju õnne Margus. Aitäh! Olge tehtud. Äkki juhtub nii, et maikuus näeme silmast silma. Mitte ainult seda hologrammi. Minul on üllarikka hologramm. Ma küll kardan, et me vaatame hologrammi veel mais. Okei. Olge terved ja tublid. Tšau. Kõike head. Nägemist. Head aega. Nägemist.